Tervist, täna on 16. detsember ja Saaremaa Loomaaed sai oma esimese kingituse täiesti ootamatult ja üllatavalt suurelt. Skandagra käis meil täna külas ja tõi igast nänni ja põhimõtteliselt kõik loomad on õnnelikud, meie oleme veel õnnelikumad ja ma loodan, et ma ei teagi, mis ma loodan, et ma ei oskagi loota sellist kingitust. See ongi üliäge, et meil on siin igast ägedat kraami. On sükest, mida me ei ole varem kasutanud, aga saamegi proovida, sest see ongi kõige vingem, et me saame proovida midagi uut, näiteks heinagraanulit, mida me ei ole kasutanud enne, vitamiinid erinevad, aga näe, siis on igast põnevaid asju. Me saame kasutada neid lindudel, loomadel, muidugi lakukivid põhiline, vaadake, et loomadel on mineraalid olemas, see on väga tähtis. Lutserni graanul. Me kasutame Lutserni graanulit hästi palju, aga me ei ole kunagi kasutanud Skandagra oma ja polegi proovinud. Ja nüüd me näeme, et see valik on meil siin olemas ja me saamegi ära testida. Kindlasti on hea kraam. Isegi alla pannu toodi. See on küll sükene, et seda me ei lähe nüüd raiskama kuskile kaamliaeda, vaid selle paneme tõenäoliselt mingile puuriloomale rohkem. Aga väga hea. See on sükene, tundub väike pakk, aga see paisub kui lahti ja kõvasti niimoodi, et siit tuleb päris palju värki seest välja. Et nüüd on üks asi on tähtis, kuna meie jõulud Eestis on, nagu nad on, te teate ise ka, et on vihmane ja sopane, siis tuleb see ruttu likvideerida siit. Võtame kõige selle pulli siit sülle ja viime ruttu vihma eest peitu. Tere hommikust, täna on, kohe vaatan, 18. detsember Saaremaa Loomaaia kanal, kell on 9.50 ja mina sõidan siis Muhku. Sükene esimene natukene kargem hommik, et klaasid olid jääs, täiesti üllatav, aga muidu on plussis ikka. Sõidan Muhku, et tuua siis raudarmatuuri ja ma täna üritan siis panna puumapuurile. Meil on sükene piirtaed, siin on valatud juba postid, ma siis ära metallpostid ja nüüd ma toon armatuuri, et panna sinna nagu takistus ette, et inimesed ei saaks minna täiesti puuri äärde sinna näpuga sorkima. Sinna saab sildid külge panna, et ammustamise oht ja kõik muu, mis olema peab ja siis on nagu piirtaed ka olemas ja siis on puumaga selles mõttes ühel pool, et siis me saame teha ametliku puuri avamise ja siis on nagu see osa valmis. Muidugi selle võiks teha niimoodi, et lumi tuleb ka maha, ilus jõulude ajal oleks eriti äge, aga lund vist ei ole loota siin nii või naa. Et siiamaani ütles, et detsembrikuus on Eestis paistnud päike tund aega, on tehtud statistika tund aega ja täna tuleb päike välja, nii et saame sellele tunnile natuke lisaks. Ehk tuleb 2 tundi täis, et lihtsalt on õudne pime aeg. Aga see ei sega, selle mõttes keevitada saab ikka ja ma arvan, et me saame selle armatuuri muust kätte ka, lähme vaatame, võib-olla ei saa, ehk saab. Et ma arvan, et me paneme sinna 12 armatuur lati ülesse keskele ja alla või tõenäoliselt 3 tükki. Alustuseks paneme ülesse ühe, tegelikult nagu justkui sellest peaks nagu piisama ja paneme sildid sinna külge, aga edaspidi ma arvan, et me panemegi suveks sinna 2 latti juurde, et just sellepärast, et need lapsed ei saaks ka alt minna nagu hooga joosta, et siis nagu kui vanemad nagu silma peal neil ei hoia, et sükene takistus oleks lihtsalt ees. Muhus mulle meeldib käia sellepärast, et iga kord saab üle Väinatammi sõita. Ma ei tea miks, aga mul on lihtsalt nagu iga kord siin nagu nii tore. Väinatammi peal merd näeb, ilus on ükstapuha, mis ilm päriselt on, kas on vihmane, tormine või on päikeseline või on hästi palav või on hästi külm, siis nagu see meri kuidagi siin tekitab vaata selle tunde, et nii tore on siit üle sõita. Et siis saad nagu, ma ei tea, mis see on, aga mulle iga kord meeldib, et üle Väinatammi sõitmine tekitab vaata see rahutunde. Ja armatuuri ma lähen tooma Muhust sellepärast, et järgmine variant oleks Kuressaare. Sest Orissaares on ehituspood, kus müüakse armatuur võrku, sükest õhukest, aga mitte armatuur latti, nii et Muhu on järgmine kõige lähim variant meile, siis sükene, ma ei teagi, äkki on 12 kilomeetrit ja siis tagasi ka 12. Võib-olla valetan, aga umbes sinna kanti. Armatuur peal, 20 latti, 6-meetrised latid, meil läheb sükene tegelikult ma arvan, et ühe ringi peal läheb umbes 60 meetrit, aga eks ma järjest näen, et ma saan alati seda juurde tuua, täna ma niikuinii ühe ringi jõuan panna ainult, mitte rohkem, sest nii vähe valget aega on. Aga sidusin ta siis tegelikult 1, 2, 3, 4 koorma rihma kinni ja kuna ta on 6 meetrit, siis ta tegelikult on natukene üle lubatud pikkuse üle, ja meil on seal minu arust kärust võib olla, ma võib-olla valetan, aga ma arvan, et minu arust oli, et meeter võib üle olla, kärust, meil on 3-meetrini kärus, on 6-meetrised latid, eest pain natuke rohkem kui meeter üle ja tagant on siis, arvutage ise,
üle meetri üle ja sinna ma panin nüüd siis sükse lindi otsa, et ta on märgistatud vähemalt. No meil on nii lühike maa minna, et ma arvan, et ei ole hullu. Et kõik on mõistetav ja ilusti ta kinnitatud tegelikult on. Aga raua vedamine on alati selline, et mina sõidan pigem rahulikult, aeglaselt, pigem rohkem kinni kui vähem ja siis on sükene endal hea tunne, et tegin võimalikult hästi ja kordagi pole maha lennanud ka midagi. Et jah, sükene nunnu. Et nüüd sõidame koju ja hakkame siis valmistama ette selleks, et saaks hakata keevitama neid juppe sinna külge. Ma olen jõudnud nüüd siis selleni, et keevitan seda siin, seda piirdaeda. Piirdaed me otsustasime, et me teeme siis kahe latiga, et ja siis lähevad sildid üles ja kes siis on rumal, et siit läbi ennast pressib, siis on oma süü. Et hämar on juba uskumatu pime. Ja pimedus teeb selle jama, et ma tegelikult ei näe täpselt, et kuidas keevitada ja kui hästi, selles mõttes ütleme, et visuaal on ikkagi kõige tähtsam keevitamise juures vähemalt, mulle tundub. Aga saab hakkama veel. Kaamera suudab päris hästi veel filmida isegi, aga see Eesti värk on ikka jube pime, et alates 3 on juba nii hämar, eriti kui on nii pilvine ilm nagu täna. Hommikul jumalast ilus päike paistis. Ma ei saa aru, mis toimub. Aga kui te mäletate, siis suvel ma keevitasin põhimõtteliselt 3 kuud järjest siin, nii palju kui vähegi sai, et tegin seda puumapuuri. Et see oli ikka sükene minu elu keevitamine. Ma ütlen ausalt, et see keevitus, mis mul on maksis 102 eurot vist see aparaat. Et selle kohta ta on ikka oma töö teinud, et megalt ja ma ostsin ta kunagi Okasse aia keevitamiseks. Ja nüüd ma talvel juba keevitan edasi. Ja ta töötab siiamaani, isegi peale seda rütsumist, sest siin puuri otsas rütsumine ikkagi ta sai prõmmimist oma jagu. Et selle kohta ma olen väga rahul selle aparaadiga. Elektrood muidugi saab keevitada niimoodi ka, et kuna see raud on puhas, on ju see latt, mis ma panen siia, armatuurlatt, see on puhas, ei ole veel värvitud. Post on värvitud ja post on tehtud õhemast metallist ka, et kui ma hakkan keevitama ikkagi selle armatuuri pealt, siis ma tegelikult saan ilusti ta kinni ka, et ei pea ära lihvima enne. Et muidu on see, et peaks kõik nagu haljaks ajama ja siis keevitan. Aga praegu jääb niimoodi ka päris hästi kinni. Tänu selle, et üks metall on nagu puhas, natuke roostes lihtsalt. Et ma järjest panen ühe ja teise lati. Mul on pitskruvidega läheb kinni, sellepärast on nagu lihtne. Pitskruvidega läheb see vinkel mul siia kinni, nurk ja siis selle järgi on hea juba mudida, et ma arvan, et homme ma saan valmis selle täna. Muideks täna ka töötunde lihtsalt saab nii vähe teha tänu selle, et nii hämar on ja nii pime. Mitte midagi ei ole teha, et varsti helistab juba Raju ka, Raju tahab koju saada ja siis nagu muud asjad tulevad kogu vahele. Aga see käib juba elu juurde. Muidugi tuleb panna selle aia külge, seda tuleb ära värvida. See armatuurlatt nüüd siin on ju, seda tuleb ära värvida ilusti ja siis tuleb panna siia sildid, et on ammustamisoht ja stopp ja ettevaatust ja kõik muud sildid ka siia juurde. Meil on jänese küüliku aias on sildid, et ei tohi sülle võtta, ei tohi taga ajada, ei tohi visata kividega. Selles mõttes nagu neid silte tuleb nii palju teha, sest inimesed lihtsalt muidu ei saa nagu loogiliselt mõeldud, et mis nagu oleks mõistlik teha või mis mitte, et siis tuleb kõik pildi kirjas neile selgeks teha. Et siis saavad ka nagu muidugi kõik keelsed nagu aru, et piltidest saavad kõik aru, nii lapsed, täiskasvanud kui ükstapuha, mis keelt rääkivad inimesed, et pilt peaks nagu selgitama kõigile seda, et kuidas peab käituma ja kuidas nagu on õige.
nii paneme siia ühe lati veel alla ära. Teoreetiliselt mul peaks sellest lattidest isegi jaguma 20 latti ehk jagub. Kui jääb puudu, siis jääb väga vähe. Et see ei ole üldse hullu. Aga selle koha pealt on meie puumatüdruk siin Zuma on ta nimi on ju. Et on, muidu ta on hull kaisuloom ja hästi palju tahab kuks üles olla, hästi palju tahab inimese tähelepanu. Aga selle koha pealt on ta süga arglik, et kui mingi masin läheb tööle või kui hakkab pihta keevitus, siis ta paneb sisse peitu ja see on hullult hea, sellepärast, et muidu ta silmad saaksid ju ka kahjustada, et kui ta vaataks siin kogu aeg, nüüd mulle väga meeldib see, et ta pelgab selliseid asju, et siis ma ei pea ta kinni panema oma majja, et ta läheb nagu ise majja ära. Nii, võtame keevituse, ja lähme paneme selle latiga kinni. Hommik käes ja läks nii pimedaks, et ma ei saanud rohkem näidata, kuidas see keevitamine käib. Pimedas suht raske keevitada ka, olgem ausad. Aga aed on põhimõtteliselt valmis, et värvida veel. Zumi ma kohe tulen. Zuma ootab, et ma läheks kaisutaks teda. Mul on talle tänane toit ka kaasas. Armatuur siis jääbki siia niimoodi, see on nagu takistus. Armatuur on seepärast jää, et ta ei ole nagu üldiselt silmale häiriv siin ees, et vaadata seda. Et kui peaks tulevikus tekkima vajadus, siis paneme 3. aga ma arvan, et ei ole, sest see näitab inimesele ilusti, siia tulevad sildid ka peale, et maksa siit mööda minna. Ja selle värvime mustaks, post ja pall, ja siis sellel puuril on tegelikult võrk on hall ja postid on mustad. Et siis ta on niisugune väikene disainikas ka, üleni metallist, ei ole mingit mädanemist ja ongi olemas. Zumi ma kohe tulen ja tegelikult isegi mina ei ulatu siit oma pikkade kätega talle näppu panna, et siis on nagu see ohutus tagatud. Et siit ta läheb sinna kohta, kus jäi see, kus on nagu toimetamise värav, et selle ma tegin natukene kitsama, on ju, et siin on ümber ringi. Tegelikult niisugune lihtsalt kulu, mis on, et takistada inimest ja siis puuri äärde minemast, et see nagu ilusad postid ja valatud ja kõik ilus kena. Siia teeme ilusa raja ja tee äärde. Ja siis see on natukene, kui te vaatate, see koht on natukene kitsam, et see on siis tegelikult värav. Ma pean panema siia päris kinnituse ka, praegu on ajutine, aga me teame, et ajutised lahendused on nagu igavesed, see läheb niimoodi lahti, et keevitasin sinna poole hinged lihtsalt, et siin on niisugune 2-meetrine vahe, et saab isegi käru asjadega tulla ilusti ja siis see on lihtsalt niisugune, et meie teame, et siin värav, teised ei tea. No teie kõik teate ka nüüd, kellele ma räägin, aga siin on nüüd aed siis ja siis ma saan ise minna Sumipuuri ja majja. Sumi, ma tulen annan sulle siia kohe. On ja tänased notsuliha, sealiha on täna temale. Eile sai metskitse ja varem sealt sai hirve. Niimoodi me jagame, et oleks erinevad lihad tal kõik toiduks olemas. Et nüüd ongi see, et kui kahjuks ilm on selline, et ega värvida ei saa. Sumi tuleb vaitamist saada. Et kuna värvida ei saa, on niiski ja on külm, siis tõenäoliselt jääb kevade peal see värvimine. Muidu mõtlesin, et oleks nüüd ära värvida, et siis saaks nagu selle puuri ametliku avamise ka teha ära. Aga ma arvan, et me saame seda teha siis, kui sildid lähevad peale ja las see värvimine jääb siis kevadisse. Et las ta siis praegu olla, aga siis saame nagu teha, et selle võiks teha näis aasta lõpus mingisuguse ürituse, et Sumapuuri avamine. Et niisugune nunnu, näitame Sumit ja siis natuke peab sellist ära koristama selleks ajaks, et nagu, siis on nagu pidulik avamine, et valgustame looma ilusti jõulutuledega ära ka, et eile juba jõudsin panna õhtul natukene jõulutulesid ja täna panen edasi, homme panen edasi, et praegu seisuga on see jõulutulede paigaldamine, et natukene jõulumeeleolu tekitada, sest lund ilmselgelt ei tule. Sel aastal on ikka megavesi, mis on ikka alla tulnud, et notsud muidugi, mulle ei meeldi, et see on mudane, aga notsudele meeldib. Et nad kaifivad oma seda tõngumist meeled, et neil on ju kuiv koht majas olemas, kõik ilus kena, aga lihtsalt see vesi äkki läheb nüüd natuke kuivemaks. Täna on päike, nagu te näete. See on detsembris siis väga haruldane. Päike on täna võimas. Loodame, et on siis natukene aega, aga juba see vähekenegi on hea ja tõotab tulla, see tähendab külm, on ju, et äkki tuleb nagu mingi miinus. Et isegi kui öösel nagu on miinus natukene, siis see oleks juba väga positiivne, sellepärast, et see tõmbab nagu kuivemaks lihtsalt pinda. Ja seda kuivust oleks hädasti vaja. Kui
tuleb nüüd mingi päris külm, nii et maa läheb tahkeks, siis meil on juba see plaan, et hakkan sinna killustiku ette vedama, kus tuleb see uus taluloomade osa, et suveks oleks killustik ja kruus seal ees. Ja seda ma saan teha tõesti ainult siis, kui maa on täiesti tahke, ehk siis kui külmub maapind ära või on juba täiesti kuiv, mis on suvel. Et ma loodan, et ikkagi tuleb mingisugune sükene miinus näiteks nädal aega, -5 oleks jumala tore. Võtab maa tahkeks, saaks vandiga viia sinna ära paar. No ma arvan, et me viime sinna umbes 50-75 tonni killustikku ja 25 tonni või 50 tonni kruusa ka. Et umbes selline kogus tuleb siis sinna transportida. Et see on päris palju vedada selle koha pealt, et seda pehme maaga ei tee. Üldiselt sellised tegemised siis meie see troopikamaja siin ootapoolega, uksed on siin sees, uksi ette ei pane, kui Sandwich tuleb. Sandwich lubati heal juhul detsembri lõpus, halval juhul jaanuari 1. nädal. Aga praegu on nagu toimetamist nii palju, et väga ei ole hullu, kui ta tuleb nagu nädal siia sinna. Et lihtsalt kui ilmad jäävad selliseks, siis me saame seda Sandwichi panna siin ükstapuha mis ajal, et detsembris, jaanuaris või veebruaris. Te olge tublid, share, like, jagage, näeme järgmine video ja muidugi tšau!